suur tänu Adelele, suur tänu Annale. See oli siis Kuusalu kunstide kool oma suurepärases kvaliteedis ja vaheaplaus, mis vahepeal Adelele kõlas, oli vägagi õigustatud, et tõepoolest suurepärane esitus, aitäh. Mul on väga hea meel olla siin teie ees seismas, sest haridus on meie valla jaoks üks kõige olulisem prioriteet. Me oleme läbi aegade korraldanud mitmesuguseid haridusteemat puudutavaid üritusi. On olnud haridusfoorume, on seminare, on kärajad olnud, täna siis hariduskonverentsi. Kõigil neil eri nime kandvatel üritustel on aga üks eesmärk. See eesmärk on see, et me saaksime infot vahetada omavahel järjest rohkem, saaksime jagada kogemusi omavahel, kuulata esinejaid väljastpoolt meie valda ja kõige selle tulemusena olla homme veel targemad, veel motiveeritumad, veel paremad pedagoogid, haridustöötajad. Kuusalu valla eelarvest väga suur osa kulub hariduse edendamiseks, et see on alati olnud üle 60 ja ka käesoleval aastal 64% on see summa, ligi 7 miljonit eurot. Et see on numbriline väljendus, kuid järjest rohkem on lisandunud tegevusi, mis väljaspool ka seda puhast numbrit, mille sisu võib-olla ongi raske hoomata, annavad märku sellest, et haridustemaatika on vallavolikogule ja vallavalitsusele äärmiselt tähtis. Mäletan seda aega, kui tähelepanu õpetajatele piirdus suures osas sellega, et õpetajate päeval tassiti kringlid koolidesse ja lasteaedadesse laiali. Ja sellega oligi nagu enam-vähem asi ühel pool, siis tänasel hetkel mul on hea meel, et küll me valime aasta õpetajaid ja tähistame õpetajate päevi ja nii edasi. Et minust on see väga oluline, et tuleb märgata need inimesed, kes teevad tublit tööd ja vald on sellel teel. Enne siia tulekut ma küsisin meie valla haridusspetsialistilt Anu Kirsmanilt, et millest ma peaksin nii lugupeetud foorumis rääkima, et mis see peateema võiks olla. Ja Anu mõtles hetke ja siis ütles, et tead, me ei tea, et räägi millest tahad, aga Krõlovi valme räägi. Ja siis muinasjuttu 2 Tiina talupojast, kellest üks on tark ja teine mitte nii tark, ja seda ka räägi, aga muud teemad on nagu enam-vähem vabad. Täna hommikul läksin uuesti Anu juurde, olles siis öö läbi mõelnud, et mis teemasid üldse peale need on võimalik veel käsitleda. Ja küsisin, et kas ma Arvo Pärdist võin rääkida. Ja Anu selle koha jäi vastuse võlgu, ilmselt võin. Ja tõesti üks lugu, mida ma tahaks teiega jagada. Lugu on värske ja olen seda ise kogenud, et kohtusin Arvoga enne vabariigi aastapäeva tema nimelises kultuurikeskuses Laulasmaal. Ja sündmus, miks me kohtusin, oli see, et Arvo Pärd sai Harjumaa aukodanikuks. Et ääretult lugupeetud isikud istusid saalis seda sündmust tunnistamas, mina ka kuidagi nende hulgas. Ja kui siis see aumärk oli üle antud, siis Arvo pidas ka lühikese tänukõne. Sõnu ei olnud palju, aga pausid, mida ta pidas, olid kõik kandvad. Ja Arvo kõne oli umbes selline. Ma võin mõne sõnaga eksida, aga ma arvan, et mõtte ma suudan edasi. Arvo ütles, et ta on palju mõelnud sellest, kust tuleb sõna Harjumaa. Et kas selle sõna lähteallikas võiks olla Harju, ehk siis küngas, hari, või tuleb see sõna hoopiski sõnast harjus ehk kala. Nüüd tuli väga pikk paus. Aga võib-olla see sõna Harjumaa tuleb hoopiski sõnast Harjumaa ja rõhk on vale koha peal. Ja nüüd tuli veel pikk paus. Nii pikk paus, et saal vahepeal ma mõtles, kas peaks hakkama aplausitama. Aga ei, et lugupeetud maestri jätkas.
Ja siis ta ütles nii, et kui see tuleb sõnast harju, siis mis võiks olla veel parem, kui me kõik harjuksime, kõik koos, kes me siin elame ja tegutseme. Harjuksime veel rohkem õppima. Ja selle harjumuse tagajärjel oleksime veel paremad lapsed, ta just nimelt ütles lapsed. Siis see oleks üks kõige parem harjumus, mis meil üldse võiks olla ja sellest harjumusest tulenev rõõm oleks kõige suurem rõõm nii meile endile kui kõigile neile, kes meiega koos on. Tänase päeva saateks tahan teile öelda, et jah, täna on võimalik seda meeldivat harjumust siin süvendada, täna on võimalik kuulata ettekandeid nii meie endi hulgast inimestele, kes jagavad oma kogemusi, on võimalik kuulata huvitavaid teemasid meie külalistelt ja kõige selle tulemusena loodetavasti olla veel paremad homme, kui oleme täna. Ilusat